Tšaukili tšau, kuulge, numbrite keel on nüüd ikkagi oma kodukandis aga nüüd ma tõin hästi lahedasse kohta ja nüüd ma tahan teile siis seda näidata ja meil on hästi palju põnevaid inimesi nüüd siin tulemas. Nii et võib-olla nõksu räägime numeroloogiast, aga ikkagi ma olen nüüd Rannapungeral ja see on üks koht siis, mis on minu sünnikodule väga lähedal ja vaatame, mis siin toimub. Ja ma ei tea, ma ei saa vist eriti suumida, aga siin on toidupärand, kalatoidupärand, vaadake, suumige teie ja see on 25.07. Vaadake, mis ma siit leidsin. Vaatame siia. Näete, jah? Väga lahe lühter, nagu suurepärane. Lahe. Opadi, vaatame, mis siin on. Meil on kusjuures perenaine ka ootamas. Jaa, vaatame, mis siin on. Toidupärand 25.07. Kui hästi te näete seda? Ja vaadake. Meil on väga hea vastuvõtt tegelikult, nii et perenaine ootab meid. Tšauki! Tere, Pille! Tere, mina proua Rääbise pärandikandja Rannapungeria külast. Ja siis perenaisega nüüd tegelikult teeme tutvust sellepärast, et meil läheb hästi huvitavaks veel, et meil on üks külaline veel ootamas. Aga Pille, mis kohaga tegemist on ja mis meid ees ootab? Saabusite praegu Rannapungeria pärandikandjate koju. Härra Rääbis ja proua Rääbis elavad siin ja siis, kui Rääbise hooaega siis soolavad ja 25. juulil on meil kavatsus toidupärandi üritust, kuidas öeldakse, 5. pärandipäev. See on siis kala Peipsi põhjaranniku toidupärandis. Ja selleks me praegu ettevalmistusi teemegi siin. 5. kord juba? 5. kord on alles meil pärandipäev, aga tegelikult me oleme 9. kord olema nagu ütleme sellise pere restona või kuidagi nagu oleme haaranud siis need inimesed, kes on meiega tahtnud nagu koos olla, nii et meil on ikka nii, et lapsi on juba rohkem kui täiskasvanuid, nii et praegu ka juba püsivad, et on nagu suureks kasvanud siin, ma ütlen. Kõik pannakse tööle ja kusjuures on hästi vinge, et ja teie kuulajad ka, kes te nüüd olete ja vaatajad, kes te olete siin käinud, palun kommenteerige, et kes on käinud, mida te olete saanud ja kas olete proua Rääbisega ise ka isiklikult rääkida saanud. Muidugi ma ei usu eriti, sest on alati kiire, aga ikkagi paar sõna ja teil on ju esinejad ka siin olnud, on ju? Erinevad. No pärandipäeval jah, on meil ikkagi lektorid ja tavaliselt, kui seekord on meil toidupärand, siis on meil näituse kokku pannud Anu Kannike ja Ülle Jupp, nii et need on ikka oma valdkonna tipptegijad ja nüüd on keskendunud siin sellel aastal nagu kalale, Peipsi kalale, nii et siin nüüd tegelikult oleks rääkida ju laiemalt ka, aga täna ei räägi. Täna läheme lihtsalt lustime ja lähme vaatame, mis koht on, siis meil ootab jah üks külaline veel ja teate, ma ei saa mitte näitamata jätta siis seda kohta, nii et lähme vaatame Pillega, alustame siit väikest ringkäiku, aga kõik on alles selles ettevalmistusfaasis, eks ju, nagu ma aru saan. Meil on veel 10 päeva. 10 päeva, veel 10. Mina arvan, et see veel 10 päeva tähendab seda, et mega kiire on ju? No me oleme vanad kalad. Okei, aga me lähme vaatame Pillega nüüd väike paus ja siis lähme vaatame, jätkame ühest põnevast kohast. Me nüüd jõudsime ühte kohta, kust hakkab tegelikult, kui te tulete sisse väravatest, seal kus me olime enne, siis me jõuame siia. Pille on siin. Siis võib juhtuda, et proua Rääbis võtab teid isiklikult vastu. Ja siit saab muidugi siis Rääbist osta ja seda einet proovida. Nii et väga lahe. Siin ja ma näitan istume. Ja selles suhtes, et 10 päeva mäletate, oli veel aega, on ju, et aga selline pisikene vastuvõtulaud arvatavasti, nagu ma aru saan, eks ju. Nagu lipulaev. Ja, lipulaev, siit tuled sisse. No nii, aga lähme vaatame nõksukene neid kohti ja ikkagi tuletan teile meelde, et siis, kas siin on need sündmused nüüd üles pandud? Lähme piilume siia. Selleks, et me ise ära ei unustaks, sest kui tuleb uus aasta peale, et mitmes meil oli, et võib-olla mäletame neid esinejaid ikkagi, kuna nad on kõik üldjuhul. Ma näitan siit niimoodi. Hästi huvitavad inimesed olnud, eks, aga lihtsalt hakkad mõtlema, et mis aasta oli mis, et siis on juba hea siit piiluda. Ja, pange siis pausi peale, kes tahab nüüd vaadata ja saate tegelikult siia siis ka ära mainida, et kes on millisel käinud, et päris lahe. Ma näitan siit rataste tagant ka, et hästi kihvt. Ma mäletan, teil oli ju kaart ka. Kaart on meil rullis. Okei, no siis. No siin on ütleme nagu tüvi teema, eks, et siin, kuidas nüüd, et saab nagu, kui kala ei ole, me vaatame piltide pealt ja teeme suuga suure linna. Ja, okei.
aga siis Pille, ma loodan, et me saame natukene näidata sellist ütleme siis ettevalmistust, sellist kööki, et siin siis võetakse inimesi vastu ja kõik muud asjad. Kogu. Nahaalselt köök. Võib-olla lahe värk see seal taga on. Vaata, selle auk on seal sees. Sinu lastega seotud isik. Okei, aga las ta siis olla. Vanaisa Anvelt. Noorusaegadelt, nii et see on meil arhiivis pilt, et see on siis siin muidugi, eks siis saab näha, mis kino me siin teeme. Jaa, okei, väga vinge. No jaa, me saime tegelikult juba lõuatöös süüa, ütleme siis niimoodi, aga ei olnud kalaga seotud, aga ootab üks asi küll, üks selline väike üllatus. Jah, Anna, siin on meil vot selline üks vana pann, kui me naerame, et kui toidud on eelmine aasta, kui toidu käibemaks tõusis 24-ni, mõtlesin, et aga silmadega võib ka süüa, siis meil tekkis see idee ja sel aastal tuleb Tudulinnas Merike Vaarmets, seal on näitus siin, näitusmüük lausa, toidupärand kuumal pannil, nii et see on aga see on üks näidis. Väga vinge, väga vinge. Siin muidugi on väike trofee. Aga teil on hästi palju ju tegelikult, kes tulevad appi siia, teil on üks ja sama selline kollektiiv või? Rotatsioon. Need, kes ikka suureks kasvavad. Et selles mõttes on ju sinugi lapsed siin abis olnud. Jaa, minu pojad on ka siin abiks. Vaatame nüüd siia. Tunneb ära keegi, on sellist poissi näinud varem? Jaa, selline trofee siin. Nii, aga Pille, kuhu me edasi läheme? Edasi lähme. Kas vaatame korra siis meil praegu, Anu Pannikese näitus ei ole veel üles pandud. Ilmad korravad, et meil selle tõkka väljas. Jaa. Oota, Pille, ära väga palju siis räägi, seepärast, et sa jää veel peale. Aga lähme sinna poole siis. Ui, kui lahedalt sul on tomatid pandud siia, täitsa lõpp. No ma ikka olen selline ise väike aiapidaja, siis mul on vaja selliseid asju ka imetleda. Mega suured. Loodame, et me saame veel kõrgemale, just veel kasutanud ei ole siis keelatud nippe kasutada. No siin ongi siis, ütleme nii, et meie see, kuidas öeldakse ka see tüvinäitus, mille nagu autor ma nagu olen, eks oli siis selle rääbise soolamise traditsioonide Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu teekonnast, nii et selles mõttes, et see on nagu aegade algusest aegade lõpuni ilmselt nii kaua, kui ta veel vastu peab, aga siin on hea väikest palju ei ole, nii et selles mõttes. Väga lahe. Et isegi hea vaadata. Ma tahan su põlle natukene siia poole, vaadake kui lahe. Kas kõigil meeskonna liikmetel on siis teatud põlle? Ei ole, põlle on proua ja härra Rääbisel, aga härra Rääbis ei ole seda kunagi veel kasutanud. Kas saab natukene seda siit ka niimoodi näidata? Vaatame. Kappi sealt peale muidugi. Me lähme sinna. Tormihoiatus selle pakati peal, nii et meil ees ootab täna. Jaa, siis tegelikult meil on veel, nii nagu ma ütlesin enne ka video alguses, et üks selline väike külaline, mitte väike, aga ta pärast räägib ise endast. Väga oluline külaline ja... Ja tegelikult on siin nüüd, see on fragment näitusest, mis oli Rannapunger ja tuled on kui paigavaimu sümbol. Ja siin on siis Kreusi Mari, kes on ka siit nagu pärit, tema luuletus on ja sellest lõpuks on meil isegi laulu saanud sellest, nii et sellest luuleridadest, nii et aga see on ka nagu selline oluline. Väga lahe. Mis mul mitu korda tuleb külmavärinad, juba nii hea tunne on selles mõttes, et ahaa, kes selle on üles niimoodi, kes on kujundanud selle? Kunstnik. Yeah. Professionaalne kunstik. Okay. Ja nii, et see tegelikult minul oli klient, oli teater Vaariusest ja ma küsisin Vaariuse käest, kuule, sul on need kunstnikud, et kas sa kedagi saad soovitada ja nii oligi, et tegelikult mul ei olnud mitte, ei osanud kuskil startida, mul oli idee, nii nagu ikka alati on idee ja sealt hakkabki peale ja praegu see nii ongi, teeme koostööd. Väga lahe. Ma näiteks siis siit neid ja need jäävad siia praegu siis ka üles, kes tulevad. Kevadast sügiseni. Ja. Lumeni. Ja pange siis pausile, need kestavad siis talve ja kõike. Need on isegi õues olnud ja need on jah, nii, et need on nüüd olnud Siit saate siis vaadata ja muidugi tegelikult, mis ma ütlen, tulge kohale, mis te siin ikka läbi ekraani vaatate, ma rohkem ei näitagi teile piisab sellest, et mina soovitan kohale tulla ja siin tegelikult, mida ma olen kuulnud, kuna mu pojad siis ka siin osalevad, kes siis saab, kes mitte, aga noorena on rohkem osalenud, et siis lastele on siin igasuguseid võimsaid asju. No vot, näed, kes tahab oma energiat välja töödelda, saab sinna ka minna. Ja siis, Pille, ma tahtsin tegelikult veel ühte asja küsida. Kas me läheme veel nüüd kuskilt? Nagu see piks on täna meie Ega ma pausi ei pannud veel. Lähme. Oi, kui lähe. Jaa.
ütleme nii, et see nagu, ma olen nagu märganud, et need, kes siia jäävad, need kipuvadki siia ürituse lõpuni jääma. Kas ma võin külalist ka filmida? Okei, meil on siin esimesed külalised ka, siis lubati filmida ja siin on siis Pille jutu järgi siis selline eliitpaik või see on vippide koht või? No see on kujunenud selleks, me ei ole alateadlikult on see tekkinud. Ja, aga väga lahe. Ja, et kuidas tundub siin kiikumine? Mega mõnus. Nonii. Naadivad. Ja see on ja kui ma ei eksi, siis Pille, kas need toolid, lamamistoolid on siis erinevatest kohtadest kokku haaratud ja teie olete siis kujundanud ja täpsustada, et see üks tool vist nurga peal ongi teie poolt tulnud. ja ma sellepärast ütles. Jah, Pille ütleski ükskord ka mulle, et kui üle jääb midagi, et siis tooge ka siia, nii et ma ei tea, kas see nüüd on selline üleskutse, et tooge kõik nad siia, mis teil ka on. Issand, kui ilus see lill. Aga mõisalill, mis hooned need on, kui tohib küsida? See, ma saan aru, et siin on puud, on ju? Puud märjaks ei saaks, aga siin. Aga mis te siin pakute? See on ka meie üks esimese paiku, mis me siin nagu lõime, ütleme nii. Ideest alguses ei olnud neid akmed, aga hästi väiksed priud, hästi vähe näitab. Ja ei pea palju näitama, aga oleks võinud ainult lihtsalt isegi rääkida. Teine kord on parem näha üks pilt kui... Nii, vaata, mis ma saan näidata. Seda vihalõhna, värsket vihalõhna on juba. Oi, kui mõnus. Ja vaatame, kas näete, pilt läks natuke paremaks. Ehk siis nii palju, kui mina mäletan, siis siin pakuti selliseid väikseid suupisteid, olid koogid, siis olid mingi kohvi ja sellised mõnusaid õrgutusi. No ühesõnaga, siin oli igast asju. Mõnus jahe. Jaa, aga aitäh, kallis Pille. Ma veel ei ütleks, aitäh. Selle ruumi eest. Tutvustaks sisse väga olulise persooni, palun. Ja parem suutäis soolas kui mautäis magedat, nii et head jutuvestmist teile, palun. Aitäh. Ja seal ootab siis meie väike superstar. Tegelikult, kui te nüüd mäletate, siis tuletornist oli juttu ja Tiiu on siis nüüd meid kaunilt oodanud. Ja nüüd me siis tuleme siia, et hakata seda vestlust edasi jätkama. Vot niimoodi. Kohe jätkame. Ja nüüd me oleme siis siin. Teate, enne kui siis kalli Tiiuga jätkame. Kuule, Tiiu, võtame üks suutäis sellist jahedat. Ja me saime kodukälja terviseks. Ja alkoholivaba pidi olema. Issand, kui lõhn on. On jah, värske siis. Enne kui Tiiuga alustame, siis tahtsin ära mainida, kuna ikkagi on numeroloogia kanal ja niikuinii te olete nüüd mõelnud, et nii huvitav, et mis see Pille edukuse kood võiks olla, ehk siis proua rääbis oma, aga nüüd arvutasin vahepeal kokku ja siis see kood on 22151. Nii nagu te aru saate, siis Pillel on väga palju selliseid erinevaid tegevusi ja see tulenebki siis tema elude numbrist, selles suhtes, et tal on hästi palju sellist visiooni, ta liigub kiiresti, ta organiseerib kiiresti ja teie ka siis, kellel on samad numbrid ja need kaks ühte viitavad sellele, et ta on nagu, kuidas ma ütlen, tal on väga tugev tahtejõud, kui ta midagi tahab, siis ta viib selle läbi ja need kaks kahte siis viitavad väga heale intuitsioonile, ta näeb juba ridade vahel, ta loeb sealt mõtteid, mida meie näiteks teiste numbritega ei suuda välja mõelda. Aga Pillest siis nii palju, et kui nüüd sul juhtumisi on samasugune edukuse kood, et siis kirjuta ka siia, et vau, mul on täpselt sama, et mul on ka teate kodukohvik või midagi sellist. Reklaamige siia video alla, et saagu meid palju. Kallis Tiiu. Aga teie, kes te olete minu videoid vaadanud, kas te mäletate, ma ikka tervitan Tiiut ja nüüd ma sain selle Tiiu kätte. Ehk siis Tiiu on see naine, kes on siis väga tugevalt tuletorniga seotud ja rannapunkeril me oleme ja kes see siis vanaema, siis õigemini ta on mu poegadele vanaema, sellepärast mõtleb vanaema automaatselt mamma ja Tiiu, sul on, heal lapsel on palju nimesid. Kuidas sina tuletorniga seotud oled, rannapunkeri ja tuletorniga? No mina oma ämma kaudu. Mina, kui tulin punkerile, jäin väikelastega koju, tööd ei olnud ja siis vanaemal oli aastaid nii palju, et oli pensionil ja siis nagu öelda läbi nalja pärandas selle koha minule. Aga sinna ei tahetud naisi, kuna see oli
vaja järvel mõõta sügavust, järve sügavust, aga minu mees oli enne töötanud Tartu Jõe sadamas ja nii me selle koha saime. Ja kuni pensioni lõpuni. Okei. Kas sa mäletad siis ka, millal mis see pensioni lõpp oli, mis aastal see siis ära lõppes? Kogu see tuletornisüsteemi siis lõppes ära see tegevus? Jah, siis mina olin viimane. Veel mõtlesin ka, et saab Riho selle tööposti, et see ei seganud mujal tööl käimist, noh, hommiku vara kustutab, õhtu paneb, aga siis juba automus, kuidas on? Pandi elektriga niimoodi, enam ei olnudki vaja inimest. Automaatsüsteemile, ehk siis jaa. See on nii, nagu tänapäeval paljud asjad pannakse automaatselt. Jah, aga mina sain jah oma pensioni seal välja teenitud. Eriti mega. Ja samas sa oled ka toimekas olnud, sul on loomapidamine ja kõik muud asjad olnud, et sa oled selle kõrvalt saanud ju seda tuletorni tööd pidada. No sel ajal maal pidasivad kõik ju loomi ja see oli paratamatus. Ega siis kaupluses ei olnud niimoodi saada ka, kui praegu on saada. Ja pidasime loomi, aga noh, eks seda raha ikka oli vähe. Sellepärast majakas sain ma töötasu läks või see palka sain nendel kuudel, ütleme pool aasta sees, kui oli järv lahti, aga kui kinni oli, siis ei olnud palka. Ja siis oli 30 rubla kuus. Ma ütle, kui suur raha. Mis sa tegid selle rahaga? No kui ei teagi. Oleks reisinud, aga sel ajal ei saanud reisida ka. Aga tööstas läks aasta ringi. Okei, aga see on ju väga lahe. Aga äkki sa räägid siis, mis need sinu ülesanded seal tuletornis olid, mis sa pidid käima? No algul oli niimoodi, et olid veel need, pidime mõõtma vee sügavust ja siis need andmed Tartu sadamasse saatma, aga hiljem oli juba väga lihtne. Hommikul käisime kustutamas, seda tavaliselt tegi mees, tema läks vara tööle, minul olid loomad, käis hommikul enne tööd, kustutas ära ja õhtul juba poisid ja poistel jalad kandsid, hakkasid kustutama. Sina said staaži ja nemad tegid need. Ja, nii ta läks. Jaa. See oli peretöö, aga maal oli ikkagi vähe, polnud ju töökohta saada ja minul oli sellest hea, et mul olid vaata suvilad. Vene aeg oli seal, mul oli Pioneeri suvila, siis oli Ilmarise suvila ja ma sain seda ka peene nimega komandandi koha. Sealt sain siis teine 30. Väga lahe, aga see oli ka siis ametlik töö, eks ju? No see oli ikka ametlik töö ja aga jah. Okei, olid ajad, ütleme siis niimoodi. Aga talvel ei olnud teha midagi. Aga sind tuntakse põhimõtteliselt ka siin kohvikus, ma arvan, et sina oled nagu Aamen kirikus ikka siin kohal. Ja mulle meeldivad need kohvikupäevad sellepärast, et ma kutsun siis oma tuttavad sõbrannad, memmed kokku ja siis me siin saame vabalt tellida, süüa või väikese pitsikese või no igatahes toone üritus ja. Aga enne seda neid üritusi on tööpäevad. Mina pean koorima sibulaid, tihti 3-4 kotti ja küüslaugud ja porgandid ja noh, see on. Oi, kui head tööd on sulle siis pandud, kõige magusamad. Ja, ei, ma olen rahul, ma liigun vähe ja siis mul on selle töö. Sulle tassitakse ette ja võetakse eest ära kogu aeg. Ja, aga pühadaeg või siis minul on vaba siis. Ja kui on loengud, ma siis istun ka päev läbi loengudes. Aga sind tuntakse ka siin selles suhtes, kui sellist hästi head suhtlejat ja ikkagi kui rannapungerale tulla, siis väga paljud ikkagi hüppasid sinu poolt ka alati läbi, et ma tean seda, et sul on alati laud kaetud olnud. Ja noorest põlvest juba alates käis mul väga palju külalisi. Noorest peast käis sugulased, siis käidi suguvõsatil ja kõik tulid lastega randa ja pühapäev oli tegelikult mõnikord niimoodi, et kohvilaud ja kes viimaseks jäi, enam ei olnud seda kohvilauda. Ja, siis läksivad kõik randa. Rannast tulivad, siis kõik looksid pool. Aga mille pärast nad ka käisid, minu mees käis Sikuskaga järvel, tingimata laupäev, sai oma ahvenaportsu, mis oli niisugune korv, kui selle sai täis, siis oli just täpselt
suitsuahju täis, siis ta suitsetas ja kõik. Esimene asi, kes autost välja tuli, kas suitsuahvenat on? No on, no siis me jääme. Ja siis jälle laud katta. No ütleme siis niimoodi, et ma nagu emana, perenaisena kohe tahaks teada, et uskumatu, kuidas seda raha siis, kuidas sa rahadega välja tulid, et kui oli, sealt oli 30 rubla, sealt oli 30 rubla, et see on juba rikkis ju. Jah. Kas toodi ikka kaasa ka külaposti siis omad söögid-joogid? ei, seda kommet ei olnud, aga ma ei tea, eks see nii väga omast käest olid munad, no see niisugune hommikul läks nagu kergemini, vaat olid munades siis midagi, kas või praemunad või midagi ja vorsti, noh ikka oli, meil oli pood ligi, aga oli üks juhus oli niisugune, kes vanaema jäi üksinda koju. Me siis viimaste külalistega läksime randa ja tuli tema oma, kes see siis oli, õe tütar oma perega. Ja vanaema õhtu ütles, et ma pidin häbi pärast päeva silmad kinni, mul ei olnud neile mitte miski. Minu toost lauast oli saanud küpsisse pakis. No muidugi ega see õe tütar ei imestanud midagi, aga noh, jah, juhtus niisugune asi ka. Ja siis jälle ma kutsun tegelikult teid ka, kes te nüüd kuulate, üles, et kas ka teie kodukandis on selliseid avatud südamega ja lahkeid tädisid, onusid, et sina oled siis siin meil nagu selline legendaarne Rannapunkere Tiiu. Ei, ma usun, et igal pool, seepärast, et minu kodus minu vanaema alati toonitas just seda, et kas tuleb või naabri vanaema või no, et ühest teisest talust tuleb hommikul teile või päevaeg, siis ikka kutsud tuppa ja kui sul ei ole miski pakkuda, siis paku külma vett, aga pidi puhtast klaasist pakkuma. Alati kõver selg oli niimoodi ja ütles, aga puhas klaas. Sinu kõverad sõrmed kusjuures. Kuna ma tunnen sind rohkem, on ju, kui siin 5 minutit, siis kus need sinu kõverad sõrmed on tulnud? Mina tean seda lugu, aga äkki sa ise räägid? Komandandi tööst vist äkki või? Ei, no see on arvatavasti lehma lüpsmisest. Okay. Mitte, noh, tähendab, minu vanaema oli kolhoosis lehmi lüpsmas. Mina olin siis, noh, 13 või 14. Ja siis tal oli 14 lehma ja käsitsi lüps. Ja mina ei tea, ma läksin nagu vabatahtlikult, ega kunagi ei kutsutud, käisin abis ja vot arst põhjendas seda, et seal oli see pesemine kõik külma veega. On see talv või suvi, või et seal mingit niisugust ei olnud, et kus nad oleks. No ma ei tea. Nüüd on läinud nad nii ja... Ei, ilusad, mis siin ikka? Ükskord olime Iisakus poes ja no see oli juba vanema seas ja mees istus autos ja noh, poes läks kindlasti kaua aega ja kui ma auto juurde sain, siis ma kohe nägin, kui sa kassasse tulid. Ma sain, kus sa nägid, ju seal on aknad kinni, aga alt oli viirtud. No need kõverad sõrmed. Et oma kandi kõverad sõrmed tundis ära. Tundis ära, et nüüd pääseb sama koju. Kuule, aga siis puudutaks veitsa sellist, et milline on pensionäri elu, sinu pensionäri elu siis, kui sa jäid pensionile. Et kas oli siis rohkem sellist, et pidid lihtsalt aknast välja vaatama ja mõtlesid, et ei tea, mis nüüd päevaga peale hakata või? Ei, siis ma olin veel terve ja mees oli surnud. Ja mina olin nagu Tartu venija ütles, et kus aga pidu, siis vanaema on esimene. See oli konksuga küsimus, ma mõtlesin, et äkki siit saab soone lahti. Et ma tean seda, vähemalt sinust on räägitud, kuna siis minu lapsed on sinu lapselapsed, siis on öelnud ka, et vanemal on kogu aeg nii kiire, et vahest sind ei ole kodus või sa oled kuskil ja ma mäletan, kui lapsed olid väiksed, siis hästi paljudel, ma arvan, et kõik ekskursioonid, mis teil siis pensionäridele organiseeriti, siis sul oli ette planeeritud, siis kõik lapselapsed, olgu siis oli mingi hetk 5 või oli 3 või 2, kõik on käinud kogu aeg vanemaga siis ekskursioonil. See on tõsi, korraga võis kaasa võtta 2 tükki, 2 on kaasas. Ja, nii see oli. Aga noh, eks aastad teevad oma tööd ja
nüüd, kus ma jaluta olen, on ühe jalaga veel ma sain reisida, isegi Türgis sai käidud ja tal oli väga huvitav. No just Tallinna lennujaamas oli pagas ära antud ja seljakotid. Noh, need läbivaatamised. Ja küsib minu käest, et mis teil siin kotis on? Ma ei tea, vana inimese riided. Ei panta mõjud. Teine kord vaatab uuesti, ütelge palun, mis teil kotis on? Mul tuli juba viha, no mis seal on, eks nad vana inimese riided ole. Noh, võeti seljakott lahti ja seal oli põdrasuitsuvorst. Aga see valgustas nagu oleks see nuga või midagi. Mingi nui või midagi sellist, okei. Ja mina olin nagu viha mitu korda küsida, no mis sa küsid, on õigus. Ja mina lähen siis tüdrukute juurde, et vaat mul tuli mõte. Kuidas tuuakse narkootikumi sealt välismaast? Businessman. Ja, et mina saan siis panna oma jalaproteesi sisse. Issand. Ja, aga nali naljaks. Naersime ja ja hakkame Türgist jälle sõitma ja lennujaamas võetakse neid sealt ööst kõrvale. Võtke jald all. Kas sa kujutad? Sa ise sõnasid ennast ära praktiliselt. Ja mina siis veel turtsastasin, kust ma saan võtta, ma tahan istet. Toodi iste ja võeti jalg ära, raputad ühtpidi ja raput teistpidi ja noh, ei pidanud panna alla. Aitäh. Aga ise pidid tagasi panema, jah? No ikka ise, jah. Seda ma ei mäleta. No ikka ei. Aga sa mainid, et sul jalgu ei ole, siis kus kohas sul neid jalgu ei ole? Allapidi põlve. Aga elu sellepärast seisma pole jäänud? Vot nüüd tahab jääda. Nüüd augustikuus saab 18 aastat. Ma saint olen. Aga vot nendest 4 aastat juba nagu tasakaalu häireid ja. Aga no autos ma püsin ja bussis ka püsin. Ja kui vana sa oled praegu? 85. Ainult, sul on pool elu ees ju. Minu pärast olgu või 200 elagu, peaasi poodi haigeks ei langa. Ja teate, siis vanaemas tegelikult, siis vanaema, iga ma ütlen kogu vanaema, aga Tiiu on selline superstar meil, noh, nii nimetatud selles suhtes, et kes ikkagi jah, Ranno Pungeril on käinud, siis kindlasti Tiiu poolt on läbi astunud ja väike üleskutse ka, siis teile ikka kommenteerige siia. Kus see on olemas? Et kes siis Tiiut tunneb, võib tervitada Tiiut siin läbi kommentaaride, saadame tervitused edasi ja teate, pole siin midagi imestada. Ma natukene avaldan su numbrid siis ka, et Tiiu on sündinud 17. päeval, et kui sina nüüd ka oled 17 päeval sündinud, see viitab sellele tahes-tahtmata, sest tuleb selline tuntud, kuulus inimene, kas siis väikses külas, võib-olla oma väikses tutvusringkonnas või tegelikult, mis mina teile kõige rohkem soovitan, kellel on 17 sünnipäev või siis aastaliidete kokku tuleb 17, siis lihtsalt tulge pilti, olge rohkem nähtavad ja nii edasi. Ja Tiiu siis edukuse kood on 83687. Et tähendab ka seda, et Tiiu on väga vastutustundlik ja seda saad sa elus ka hästi palju ka kogenud kindlasti, et enda õlgadel oled sa võtnud väga palju vastutust. Et tulgu, mis tuleb, aga sina alati seisad asjade taga ja kodu on hoitud ja kõik need asjad on sulle väga olulised olnud. Lapselapsed on. Oi, ta on karm, aga samas, kuidas ma ütlen, läbi huumori, siis vana oskab alati läbi huumori kõike seda vedada. Kuidas Martinile tegi Peppu massaaži. Martini teine vanaisa elas Tallinnas. No, ja Martini vanaisa siis tuli ja ta Tallinnas küsis ta käest, et mismoodi see vanaema siis massaaži teeb. Ta ei teegi massaaži, paneb mind põlve peale, paneb laksu. Aga mina ütlesin ikka, et kui pahandus tegid, tuleb siia. No siis tuli põlve peale, siis tegi midagi. See on massaaž. Tempo massaaž. Aga sul oli see ka hästi lahe ütlus, et vaata, kui lapsed tahtsid, vaata nii nagu ikka tuuakse lapsi ju maale vanaema juurde. Ja siis, kui tuli see hetk, kui oli mingi riiu moment, et mis sa ütlesid nendele lastele? Ai, siis ma vihastasin tõesti, kui nad ei kuulanud, siis ma ütlesin, just Maarja ja Martini kohta see oli, et lähte saunalakas oli neil oma tuba seal ja lähte panete seljakotid selga, üks Tartu ja teine Tallinna, aga õhk olgu puhas.
siis nad istusid seal samal lakas, kes teab, kui palju seal mõni tund või pool või siis hakkasid vähemalt alla hiilima ja lepima ära. Peaasi koju ei saadeta. Aga Vene aeg oli neil lõbus. Suvilaid oli rahvast täis, lapsi oli palju ja noh, ujuda sai, algul õppisime jões ujuma, pärast nad jooksid igal pool ringi ja vot seda pissuga. meil on siin lapselapsi ka ümberringi. Seda. Ja meil siin vahepeal juhtus väike seiklus, meil on väikseid lapsi siin palju. Aga Tiiu rääkis just hästi huvitavat aega, et sina tulid siia ilma siis, kui oli, mis aeg oli? Petrooleumi ja kodus olime petrooleumitulega, aga kui läks kooli, siis Tudunas oli oma elektrijaam ja Tudula koolimajas, siis oli valgus. Aga me abiellusime 63. ja kui tulin Ranna Pungerjale, siis seal, kus vanaema seal elas, selles majas ei olnud veel elektrit, aga terves külas see aeg veel, 63. aastal ei olnud, siis kohe panime. Ma mäletan seda, et sa kunagi rääkisid, et kas oli nii, et külas oli ühel oli televiisor või raadio? Ei, televiisor oli, Oscaril oli televiisor ja siis oli, mis saade see oli teil? Meie kuidas see Koosta pere elab või mingi niisugune saade oli, no nagu teatrid ja siis terve küla käis seal koos. Nii et aasta otsa ja kui saime elektri ja siis saime, siis kes ostis meiega. Ja siis ma mäletan seda, et sa kunagi rääkisid, et vaata, sa oled sellisest, kui ma nüüd ei eksi, kas teil oli palju peres on ju lapsi? Ja meil oli 4. Mina olin kõige vanem, pidin kõiki nooremaid hoidma. Ja minu järgmise õe ja venna vahel, aga siis oli veel suur vahe, siis oli see viimane, Taimi. Ja tema käis koolis juba sel ajal, kui oli sofoos. Sofoosi töölised viidi, bussiga, käis hommikul 5 õhtut või. No siis eks need töömehed nalja ja teadsime, et ta on peres viimane ja nagu peres viimane, see oli siis pesamune. Aga üks ütles, et ei ole sa miski pesamuna, see on kaapekakk. Ossa issand, kui Taimi tuli koju, ta oli tatine, ta kuulus lutta ja mina ei ole mingisugune kaapekakk. Ei tea, mis see tähendabki, on ju. No jah, nii naersid, et seda. Mul tuleb see lugu meelde, kui sa ütlesid, vaata, no sina oled ikkagi sellist nagu taluajast ju kasvanud, on ju, kus millegipärast mingi üks lugu, kus oli kas enne jõule toodi põhku või mingit asja sisse. Issand, seda ma olen terve oma elu imestanud. Enne jõule, kuidas oli siis suur, meil oli ka suur, ma mäletan seda vana maja seal põles ära, aga mäletan, et seal olid nii suured toad, et need, kuidas ühes toas peeti pulmad, lauad oli 60 inimest, saime ühte tuppa panna ja teine tuba oli päris tantsimiseks. Ja mõtle, missugune töö oli, vesti neid põrandad ja kasevisa leotise veega loputati neid niisugused kollased ja siis toodi põhud tuppa, isa istus, mängis pilli ja mõtle, meie lapsed kardasid. No mis sellest? Lahedad jõulud. Jah, ma ei tea. Aga siis kingitusi sellises jõuluvana ei olnud? Oli, aga mina tundsin ruttu. Meie naabri onul oli siit, kuidas Juhan Totsil oli see sõrm siit katki või ma ei tea, midagi oli. Ja kui mina olin, ema rääkis, et jäänud seda sõrme vaatama. Jõuluvana polnud enam oluline, sõrm oli tähtis. Ja teised olid väiksemad, aga ma olin 10 aastat vanem ja siis hakkasin kohe, kui Ats tuli pärast söögilauda, siis olin jälle läinud seda sõrme. Mul tuleb see üks lugu meelde, kui sa ütlesid, et vaata, kuna lapsi oli mingi aeg palju ja pandi mingi vanaema, pandi teid jälgima seal ja siis, et kõige nooremal või kellegil, ma ei tea, kas olid siis sina, pandi jalg nööriga kinni ja laua külge? Ma olen 2 lugu kokku nüüd segamini. Kui mina sündisin, siis oli see vana, näed, Madis, see oli 2 korda maja põlenud. Enne minu sündi üks maja oli põlenud ja siis
ma ei tea, kuidas nad talvel seal hakkama said, aga suvel siis nagu olime mingisuguses aidas magasime, aga talvel oli nii, et mind pandi siis selle nöör keskkohast ja lauajala juurde kinni. Ja, ma mäletan ja midagi sellist lugu. Nojah, aga see ruum, seda ma mäletan, kui oli suurem juba, siis seal oli suur katel ja katla alla läks nagu küttekolle, aga lapsel läks sinna. Arusaadav. Mina olin ketis. Pärast küll arutasin, et mõtte hirmus vaadata, ikka laps ketis. No, aga kui hakka mõtlema, siis lemma oleks lahutas, aga 3-4 lehma lüpsta või kõik ja no sai teha. Parem ketis kui vaba, siis sa istuks praegu siin 85-aastasena. See on. Jaa, aga tead, mis, Tiiu, mina olen väga tänulik nende jagamiste eest. Ja teie kõik, kes te nüüd satute siia tulema, kui ma nüüd ei eksi, kas oli sellel kuul nüüd 27? Kas see nädalavahetus nüüd ka on lahtise või ei ole või 27? Ja, Pillel talupäevad. Jaa, et nüüd see nädalavahetus nüüd, mis tuleb juba, on lahti. No, aga Tuletorni kontsert. Tuletorni kontsert on nüüd see nädalavahetus. Jah. Ehk siis teate, hoidke ennast kurssi, mis siin toimub ja kas sellel paigal on ju Facebooki leht ka, eks ju? Ja Pärnauel on küll. Pärnaue Facebooki leht on. Unustasingi enne teha eeltööd, aga teate, mis ma panen kõik info, panen siia videokirjelduse alla. Ja veel kord siis üleskutse, kui te olete siin käinud, siis kommenteerige ja kui te ei ole käinud, siis tulge. Tulge vaatama. Ja siin on nagu mega huvitavalt organiseeritud ja Tiiu on siin, saate küsida Tuletorni kohta, saate üldse küsida igasuguseid memoaare. Aitäh sulle, kallis Tiiu. No, tänan. Ma näitan siit korraks veel neid selliseid, ma arvan, see on mingi äkki näitus või mingi asi, et ma täpselt ei tea, mis see on, aga peatume. Kes need olid esimesed? Esimesed Anne Punger ja elanikud. Vaat need 2. Viiskudega. Ahah, viiskudega. Ehk siis proua Rääbis ütles, et enne neid. Proua Rääbis ja härra Rääbis. Et aga siit sellised asjad ja tegelikult see näitus on kogu aeg siin. On mitu. Oi. Jaa. Et aga täna siis selline lugu. Jah, võib-olla tuleb veel mingisuguseid selliseid vahvaid videoid. Vaatan, kuidas mul inspiratsioon peale tuleb. Ja nii lihtsalt ongi. Jah. Aga jagage teie ka siis oma kommentaare siia ja võib-olla tundsite ennast ära siis edukuse koodi osas ka, võib-olla midagi sarnast, nii et ja millega teie tegelete, jagage seda ka siia. Aga suur-suur tänu teile ja tšau, kohtumisteni.